Tere kõigile kuulajatele, osalejatele, kaasamõtlejatele. Mul on väga-väga hea meel, et te olete leidnud selle võimaluse täna siin osaleda ja väga-väga hea meel on head õpetajad, liikumisest huvitatud inimesed, et teid on nii palju kogunenud sinna teisele poole ekraane. Ja mida see siis näitab? Tegelikult see ju näitab seda, et teile on tähtis, kuhu suunas liigub kehaline kasvatus uue liikumisõpetuse ainekavaga. Annan siis veel kord teada, et tänased ettekanded salvestatakse ja kui teil on ettekannete ajal küsimusi, siis kõigepealt pange need vestlusesse, saame neid hiljem ettekannete lõpus esinejatelt küsida ja saate tegelikult seda ise ka siis julgelt suuliselt teha. Kui vanarahval oli veebruarikuu veel tegelikult selline metsatööde kuu, siis meie võime täna rõõmustada Kelly Sildaru pronksmedali üle. Nii et teeme sellise ühise aplausi ja rõõmuhüüded. Aga miks me oleme siis täna kogunenud siia veebipungile? Et rääkida liikumisõpetuse rahvusvahelisest kogemusest. Tegelikult on ju see kehalise kasvatuse uuendamine käinud meil juba siin 6 aastat. Selle aja jooksul on valminud uus ainekava, on peetud palju arutelusid, jagatud kogemusi, mõtteid, on valminud juba mingil määral ka toetavaid õppematerjale. Lisaks on selle 6 aasta jooksul tegelikult see õppeaine saanud meediaväljaannetes päris palju kajastust, alates siis aastast 2000 kuni aastani 2022. Ja mida see siis tegelikult ütleb? Et see ütleb seda, et igaühel on selle õppeainega koolis oma kogemus, omad mõtted selle kaudu. Aga samas me võime olla rõõmsad, et püsivalt on meie üldhariduskoolide õppekavades olnud õppeaine, mille eesmärk on tegelikult ju anda õpilastele liikumisharidust selle parimal viisil. Ja kui see siis 2016 meediasse jõudis, siis ikka selle eesmärgiga, et millised on siis ühe õppeaine võimalused tegelikult toetada laste liikumisaktiivsust ja sellisel viisil, et kui ta läheb sealt koolist välja, ta ikkagi oleks aktiivne ja tahaks olla siis ka elukestvalt aktiivne. Nägime selliseid pealkirju, nagu tulevikus panevad lapsed siis iseendale hindeid või nad tegelikult tunnis mitte ainult ei hüppa, vaid nad hakkavad ka seal mõtlema. Kehalisest kasvatusest saab stressivaba liikumisõpetus ja liikumisõpetus ikkagi tuleb. Uue ainekava märksõnad on mitmekülgsus, tervis ja heaolu, õppeaines jääb hindamine alles, ainekava saab viimast lihvi ja nüüd viimane uudis, et kehalisest kasvatusest võib tõesti saada liikumisõpetus. Ainekava koostamine on tegelikult selline ühiskondlik protsess, ühiskondlik kokkulepe. Ja need meediakajastused, kõik need arutelud ainult kinnitavad seda. Kui see kunagi nüüd vastu võetakse, siis tegelikult me oleme saavutanud sellise kokkuleppe, kuhu suunas me tahame, et meie Eesti liikumisharidust andev õppeaine siis ikkagi koolides liigub. Millised on need teadmised, oskused, hoiakud, millega see noor sealt koolist välja läheb? Mida ta võtab koolist kaasa, mida ta jätab maha ja mis on see, mis tegelikult toetab teda olema aktiivne? Ja tänane seminar ongi eesmärgiga kuulda ka meie naabrite kogemust, kes on tegelikult olnud mingis mõttes samalaadses, aga teistpidi alati on inimeste ja protsesside kogemused erinevad. Liikunute ainekava võeti vastu juba 2016
ja soomlastel on selle aja jooksul olnud võimalus koguda teavet, kuidas on läinud, millised on olnud nende õppetunnid, mis töötab, mis tegelikult võib-olla vajaks juba nüüd uuesti läbivaatamist. So, Timo, Mikko, Kasper, you are very welcome to share your presentation now, and we are very happy to listen it. Thank you, Maret, and thanks for invitation. It's our pleasure to tell you something about Finnish physical education curriculum. So maybe we introduce ourselves first. So my name is Timo Jaakkola, and I'm an associate professor in sport pedagogy in the Faculty of Sport and Health Sciences in University of Jyväskylä, the middle of Finland. And I have colleagues here, Mikko and Kasper. Hello, my name is Kasper Salin, and I'm a senior lecturer in the University of Jyväskylä. Hello, thank you for the invitation. It's very nice to see so many of you here. And my name is Mikko Huhtiniemi, and I'm also working in the same place here in Jyväskylä. And currently I'm a development manager, mostly doing stuff with the MOVE system, but also doing research on PE and such. Firstly, I need to tell you about Finnish success in Olympic Games. We have four medals from skiing, but it's still possible that we will get 50 more because we have two ice hockey teams continuing there. So we count 54 medals if we get something from women's and men's ice hockey. It's good to have teams. Okay, so our topic today is tell you about contents and implementation of Finnish school physical education curriculum. And I will start. Can you, Mikko, change the slide? I will start telling you a little bit about theories and research behind Finnish physical education curriculum, because it's based on different theoretical models and research based on those models. And then Mikko will continue and Kasper will continue and tell you about Finnish school system, physical activity, and Finnish school physical education. And then Mikko will continue and introduce current physical education curriculum in Finland. It started 2016, so it has been going on six years. And then at the end, I guess we all raise some issues about implementation of the curriculum and speculate possible new directions in future physical education curriculum development in Finland. Okay, can you, Mikko, change? Yeah, I already told you that Finnish school physical education curriculum is based on different theoretical models, and I think most of you know the self-determination theory, and that's the one very big red line in our school physical education curriculum. So I don't go deep details in these theoretical models, but I can say that this self-determination theory is based on the assumption that human autonomy, competence, and relatedness are behind human well-being, all kind of well-being, physical, psychological, and social well-being. And it means that in curriculum, Finnish teachers are strongly encouraged to contribute autonomy, students' autonomy, competence, and relatedness
in physical education classes. So I think that came as a new aspect of physical education curriculum development last time, 2016, when we started this. So these basic psychological needs are in many different places of our physical education curriculum document. Yeah, next please. And another big theoretical framework is ecological dynamics, or constraints-led approach by Professor Keith Davids. And as Mikko will tell you later, we have come back from sport-oriented activities to physical functioning activities, like what physical qualities people need in their daily lives. And perceptual motor skills are one new aspect of our current physical education curriculum, and that is coming from that ecological dynamics theory. Perception and action are joined together in all human movements. And the second point from this theoretical model is environments, physical activity environments. We are not stuck anymore so much in specific sport events. We try to concentrate more larger environments, physical activity environments, like winter sports, winter physical activities, ball games, and so on. Next one, please. And this slide is about pretty much about the content of Finnish physical education curriculum. So we, as I mentioned, we concentrate not sport events, special sport events anymore. So much we did 20 years ago, 10 years ago, but we concentrate on physical functional capacity, which we have determined as fundamental movement skills and health-related fitness. Fundamental movement skills include all locomotor skills, stability skills, and manipulative skills. And when I told you that we are not stuck in specific sport events anymore, it means that the main goal of our curriculum is to develop students' locomotor stability and manipulative skills. And skiing, for example, can be just one tool to develop those skills, but the main goal is in fundamental movement skills, not in specific sport events. And the same happens. I don't know what happened to my slide. Can you see Mikko's slide? I can't anymore. Yeah. Sorry, Timo, I had to change the sharing, but is it okay now? Yeah, although it's the first one. Oh, okay, it's not okay. I can start from the beginning if you want to start again. Yeah. Yeah. Okay. Another point aspect of this physical functional capacity is health-related fitness. So one of the main goals of Finnish physical education curriculum is to develop students' cardiovascular endurance, muscular endurance, strength, flexibility, and of course body composition is the final outcome after a couple of years. But health-related fitness is another, beside the fundamental movement skills, another big main goal, content-based goal in our physical education curriculum. So it doesn't matter what type of
sport events you use as physical education teacher if you develop these physical motor qualities. Yeah, and I can say that it's very theory and evidence-based, our physical education curriculum. It means that we have close relationships to our National Board of Education, which is the institution to develop or to complete curriculum documents. So what this relationship means, it means that we do research what our National Board of Education uses as basis for developing a curriculum, developing a physical education curriculum. And whenever the curriculum is developed and implemented, it's going on, we do investigations about the impact of curriculum and the possible ways to develop it further. And of course, we do this in cooperation with National Board of Education. We have only one faculty, sport faculty in the whole Finland, and that's why it's very much possible to do this type of cooperation. But let's say that we are in contact with the Finnish National Board of Education at least once a week, almost every day somehow. So we really have very close relationship. That paper, this is my last slide. That paper is one example how our research paper has contributed Finnish physical education curriculum. We implemented one academic year intervention, the purpose of which was to develop students, grade 7 students, fundamental movement skills. And this raised a lot of discussion in this paper in Finland, and that was very one basis for taking, for example, fundamental movement skills in the current physical education curriculum. But our research on Finnish physical education, it's continuous. So we do research and we publish papers all the time. For example, from our MOVE system and from cooperation between teachers and school nurses within MOVE system, and also students' motivation and development of their movement skills, physical fitness. Okay, I think this was just a short introduction about those theories, models, research behind our national curriculum. But I will let Mikko tell you about Kasper tell you about Finnish schools and physical education. Please, Kasper. Thank you, Timo. So I will introduce you some changes in Finnish school and physical education in approximately in last 5 years. Can you, Mikko, change the slide? Yes, one of the recent changes in our education system is that before this school year, there was a compulsory education act that means that the compulsory education was for the 16-year-old, but in this year the compulsory education was extended to 18 years. So after the lower secondary school, the students they have to apply in some schools, and most commonly they apply to the general upper secondary school or in the vocational school. But the minority of students can also apply to the apprenticeship training, that meaning that
the learning, they are mostly learning in the workplace, and then they have some studies in the vocational schools. And then there are a couple of other options for students. And the Compulsory Education Act basically means that all education is free of charge until the 18 years. So, or the textbooks or computers, they are free for the students. And in that way, the education system is very equal to all the students. Okay, next one. Okay, here you can see the formal education in Finland and some allocation for physical education also. In pre-primary education, there is no regulation how many hours physical education they should have in a week, but I think that most pre-primary education tries to have as much as possible physical activity during the days. But in basic education, in most grades, they have 2 hours physical education every week, and but also in primary school and lower secondary school, they have one extra lesson that is most commonly in 5th and 8th grade. And in the general upper secondary school, they have 2 courses of physical education in 3 years. That's compulsory, and then they may have also some voluntary courses in physical education. And in vocational school, they only have 1 course of physical education in 3 years. And can you change this next slide? And here is the one change that what happened in the last curriculum reform process in Finland, and I think in most countries there's a concern of lack of physical activity and obesity rates among the children and adolescents. So in Finland, we have a political decision to increase physical education in last curriculum reform. So we got two more lessons, and in addition to physical education, we have had already 3 hours health education in lower secondary school. Next slide. And as you can see, in Finland, we are quite in average in allocation for physical and health education. It's quite similar like in Sweden, Norway, or Estonia. And it should be noted that this is the Euridius 21 graph. And in Finland, we have health education allocated maybe a bit more than in other countries. But when we compare, for example, to Poland, France, or Hungary, we are far away from the amount that they have a physical education allocation. And can you have the next one? But it should be noted that the physical education is not the only subject that we have included physical activity, since in general section of the national core curriculum, it is acknowledged that physical activity can be part of all subjects, and physical activity is part of the widely recognized objectives. And it is acknowledged that the physical activity can help in learning and thinking, and it's part of to educate people to be physically active for the lifetime, and it's a part of the everyday life skills. And the learning community understand importance of physical activity, and it should be included somehow in all subjects, and at least to try detach from sedentary lifestyle, meaning that hopefully all the teachers understand it's not very healthy to sit all the lessons.
And also there's hopefully the Finnish Schools on the Move is trying to promote activity during the school day, and that way promote well-being as a natural part of the everyday school. And also there's an understanding that we have different learners, and some of the students learn by doing, and the movement and playing is part of their school day. So in that way we try to encourage the physical activity via the national curriculum in all subjects as well as in physical education. Okay, I think that was the last for me. Thanks. Okay, thank you. And that was a nice bridge to move on to the physical education curriculum. As Kasper was talking about the general sections of the core curriculum, but now I will shortly present the PE curriculum, but not in detail, don't worry. But first of all, the curriculum process in Finland, it starts, well, you can say it's a twofold process. We have the Finnish National Board of Education, who is responsible for drawing up the national core curriculum. And that's the basis for the local curriculums. So each municipality or schools, they have to draft their own local curriculum and consider their own environment. For example, you can't do cross-country skiing in Helsinki, but you can't do that in Lapland, and so on and so on. So you have to adjust the curriculum for the local environment and local needs. But what does it look like in a nutshell? It's a two-way street, you can say. We think about that pupils are guided in adopting a physically active lifestyle. And on the other hand, they are educated through physical activities. And through these two, you can say, point of views, all the objectives in the curriculum are formed. And the objectives are divided to three areas, and also the content of the curriculum. So the first circle on the top is the physical functional capacity. And it includes these are objectives, these T1, T2, and so on. So those are the key objectives in the curriculum. And as you can see, those blue ones, skills in making observations and finding solutions. This means the perceptual skills, problem-solving skills. Then we have the fundamental movement skills, the physical fitness portion, and the one and only sport that is actually mentioned in the curriculum, and that's the swimming, because it's considered as a life-saving skill in the country of 1,000 lakes. So everybody needs to know how to swim or do water rescue activities. And these are the blue ones. So we think that they are the ones that mean that they are guided in adopting a physically active lifestyle, or the learning objectives, you can say, the what we do in curriculum. And the green ones, you can see that they are divided to all the three content areas. So not just the physical functional capacity, but also the social and psychological functional capacity. And you can, how do you say it? You can say that this is how you do the PE teaching and the curriculum. So giving your best effort, being safe and doing appropriate actions in PE lessons, working together with others, following the principle of fair play, taking responsibility for your own actions, and supporting others in that sense. And we have 5 of the blue ones, the adopting a physically active lifestyle, and 5 green ones,
So that also is a balanced combination in terms of grading and evaluation. And if you're wondering about the T11, 12, and 13, they are important goals in the curriculum, but these are not evaluated. So they are not basis of the grading. So that's why they are not in green or blue color. And a few emphasizes in the curriculum. First of all, the fundamental movement skills. And Timo already started with this one, but it means that the focus is on the skills that you can catch, jump, run, swim, and throw. And if you can master these fundamental movement skills, it's more likely that you will take part in different sports settings, in different sports. But we are not starting from the sports and learning those sport-specific skills, but really going to the basics, doing that kind of activities that promote these fundamental movement skills. So this is a gateway to increase your repertoire to do different kind of things, so it's easier to take part in sport club activities. And also we know from research that good proficiency in fundamental movement skills increases likelihood to engage in physical activities. And it can be exercising, it can be sport, and it can be just daily physical challenges. So that you can carry your own grocery bags from store and you can walk or bike to school or work and things like that. Another emphasizes in the new curriculum is the fitness component, and it's actually operated through this MOVE system. And this MOVE system is a national monitoring and feedback system for physical functional capacity, and it's compulsory for all 5th and 8th graders. And there are a lot of stakeholders involved, of course the students, but teachers, other school members such as principals and special education teachers and so on, family and friends, school healthcare, other stakeholders such as the municipality workers or so on, and of course decision makers on different level and researchers. And the main purpose of this whole system is to encourage pupils to independently take care of their physical functional capacity. But what is concretely done in the MOVE package? We talk about the physical functional capacity, and it draws from the physical demands in daily lives. It's a background for the whole system. And we define it as health-related fitness and motor competence or motor fundamental movement skills, motor skills. There are a lot of similar words for the same phenomenon. And here are the actual measurements what are being undertaken in the MOVE sessions. But the system is more than just these measurements. We are actually trying to use that information to develop fitness and motor competence. And it combines 3 aims: the pedagogical guidance, development of health and well-being, and knowledge-based decision-making. So it's a big thing that the MOVE is part of the national core curriculum, and it's compulsory therefore for all students. But also there's a new cooperation between teachers and the doctors and healthcare professionals. So we use the functional data, the physical functional data as part of the extensive health checkups, which are done at the 5th and 8th grade. So this cooperation is
something new in Finnish system, and it's, of course, there are some problems because the teachers and the healthcare professionals are from different organizations. But also as a plus, we also get information on students' fitness and motor competence in local, regional, and national level. So at the moment, we have quite a good sense of how fit Finnish students are and what kind of motor competence levels are we talking about in Finland. But those two emphasizes, so the fundamental movement skills and the fitness component, they are probably the two of the major changes in Finnish curriculum. But if we think about the implementation process and the problems arising from it, and I can start, but Timo and Kasper, please feel free to stop me at any time. But what have we learned from the implementation? So the first thing is the lack of education, and there hasn't been any formal education on a national level in any subjects of how to take on the new curriculum. So this means that the new emphasizes and changing the mindset is actually quite difficult, because if you are used to doing things in a certain way and you don't have time and opportunities to rethink your approaches, it's quite hard. So this lack of education is a major concern, and I'm hoping that in the next phase we can tackle this problem. Kasper, go ahead. Yes, there was no education arranged by National Board of Education, but for example, city of Tampere, they could have their own local education for their PE teachers, but there wasn't any obligatory education for the teachers. So there might have been some education in community level, but not. Yeah, thanks. I don't know if it was it just me, but your voice was a bit far away. But anyway, but there was some local education stuff going on, right? The second point is the discrepancy between national and local curriculum. There was a survey targeting those local curriculums in different cities, and they found out that they haven't really considered their local environments. They just copied the national curriculum, and it's usually fine, but it doesn't work in every place. So this, I don't know if you have the similar issues, but if there are these different levels of curriculum, so it's quite important to know the difference between different levels. Is it local or national, and so on and so on. And of course, I talk about the change of mindset and this changing the focus from sport-oriented view to fundamental motor skills. This has also led to this kind of feedback that are sports disappearing from the curriculum. If we have no sports, what do we do? This kind of feedback has come from the teachers, and we are not disappeared. Sports have not disappeared. We still use different kind of ball games, and we still play ice hockey and so on and so on. But those are just tools to achieve those goals or objectives set in the curriculum. And also another big issue that has raised a lot of discussions in Finland is the assessment. And it has been
it's always difficult to assess, to give a grade from PE. So one big change has been that the level of physical fitness is not evaluated at all as a basis of the grade. So maybe 20 years ago, it was quite common to do these fitness tests and give the grade based on those tests. But this is not possible anymore, and some teachers are not happy with the change, and they are struggling with the assessment and what to do, where to base the assessment. And as a last point, the new curriculum is just around the corner. We are actually preparing the new round also here in Finland, and we are anticipating that it's around 2026 that the new curriculum will start. So it's in 10-year cycles, more or less, when the new things are coming. So we are starting the preparation phase in maybe this year or next year at least. But this is not official. We don't have any official process yet, but it's coming. Okay, this is the last slide from us and some current issues and new directions. And I talk about the assessment and the evaluation or the grading, or what would be the proper term for that. But at the moment, the National Board of Education is preparing new criteria for evaluation. And it should be more precise and like a guideline on a national level. What's the grade 8, grade 9, grade 10, and so on. So this is something that is going on at the moment. And also there's a lot of discussion around equality and mixed or single gender teaching. It's a big issue at the moment here in our faculty and also in Finnish PE. And I think the main line is that in elementary schools, there are mostly mixed gender classes, so boys and girls together all the way up to 6th grade. And then in the grade 7 to 9, it's depending on the school and the teacher, there are a lot of mixed gender classes, but also single gender classes are still quite common. So this is maybe the basis of this discussion. And what's coming next? Some new directions. I think that one big thing that we are discussing in the new curriculum process is the physical literacy concept and how to adopt it in Finnish curriculum. And I highlighted the cognitive aspect because we already have physical, social, and psychological aspects in the curriculum, but not cognitive. It is there, but not written exactly. So this might be something that we are exploring in the next curriculum. I don't know, this is just a speculative, but it might be going this way. And also there's a lot of discussion about the PE teaching competence of classroom teachers. So they are commonly teaching at grades 1 to 6 in elementary school. And they are not PE specialists, or some might be in some way, but most are not. So there's a lot of discussion that should we emphasize the PE teaching in lower grades. Should there be more or highly educated PE teachers in the lower grades? Or should we try to have more obligatory PE lessons in the curriculum? Okay, Timo and Kasper, what do you think? Was this all, or do you want to add something?
I think we are in a good situation in when it comes to physical education curriculum in Finland. They say in National Board of Education, they say that other school subjects are trying to repeat our decisions what we did last time. So they try to repeat those decisions in the next national curriculum. I don't know, but I think we did something. We changed a lot last time. We probably changed more than we had changed ever in development in history of school physical education development. If we look at those words, they didn't change so much, but the philosophy behind those words, it did change. The main thing was to come from sport to physical functioning capacity. So physical motor qualities what students need in their daily lives and in their future daily lives. So it means that I don't think we are going to change so much in the next phase of developing a physical education curriculum. We still need time to implement and educate teachers, for example, when it comes to changes what we did last time. But I think we are in a right way at the moment. And we represent physical education teacher education. We are the only faculty in Finland to educate physical education teachers. So we basically well, let's say that we educate almost all physical education teachers in Finland, and we have that's why we have a very big, large responsibility to develop these education lines. And what we are doing in the near future is that we combine general education and physical education programs. So we try to get more qualified teachers in elementary schools, because we have problem in Finland, and I guess it's almost everywhere the same problem, that we don't have enough competent physical education teachers in elementary schools. We know that that's the critical time when when kids are learning life habits such as physical activity, and that's why we need it much more qualified, competent teachers to run a physical education program in elementary schools. Maybe Kasper, you can say final words. I have nothing to add. You did it all already. Thank you, Mikko, Timo, and Kasper for this nice presentation. And I can see from my side that actually we have quite similar topics what we are dealing about, but you are just in some way you are going ahead. But maybe I open and start with a discussion. We can do it like 5 minutes, and just a really general question. Is this, you told that this change for physical education curriculum was really big in 2016, that you changed a lot, the content and so on. Has it justified this big change? Actually, what are the like a positive results you can see, or you can see also something what is not really working? Actually, we didn't change the content a lot. The content is still there. The sport events are still there, but the reason why we do those contents is different. So now it's not for sports so much anymore. It's for physical functioning capacity, but
your question, it's still difficult for some teachers to understand the philosophy behind those. And I think it's more about implementation, the practical issues what they meet in their daily teaching life there. So they don't have a ready-made solutions for all different types of events what they meet in during their classes. We are still working on that, and as Mikko said, we still need a lot of education. We need quality PET education. We need especially in-service education for all teachers. And I know, Kasper, you are also the president of your teachers association. Yes. And you put a lot of effort of teachers education. We do lots of cooperation with the university, and we follow what kind of education the university do, and then the association tries to offer some different education. For example, previously we could have for example, education for the soccer skills or cross-country skiing or so on. But nowadays we have more like a education for the rocket sports, meaning that it's hitting and catching, or that kind of skills are more focused in our education as an association also. So we are trying to focus on the curriculum ideologies that are the fundamental movement skills in the curriculum. You are very, very welcome to ask questions. So can I ask one question? Yes, Hasso. So I'm Hasso, and I'm a PE teacher in Tartu International School, some Finnish students there also. And my question is connected with assessment. What do you think, what is the best way to give grades that students get enough feedback and at the same time that they get some grades also? Is it the best way maybe to put just passed or not passed, or A, B, C, and so on? Thank you. This is a very good question and a big issue here. And there's been a lot of discussion in Finland that should we drop the grading, so only give like verbal feedback and such, but not any numbers from PE. But there's a big problem if we do that, because that will mean that according to the Finnish legislation, PE wouldn't be a subject anymore. So it would not be, it cannot be compared to mathematics or language. So that would mean that maybe the appreciation of PE would go down as well. So, and also the grading is important for the for moving to the next phase in the education system. Some students need that grade information, and also it can be really important for some students. For example, the PE can be the only subject where they can excel and be good. They might have difficulties in some other subjects. But I think the big question is how to combine this formative and summative assessment. So formative means giving feedback and giving such assessment that would benefit the learner to do better. And then the summative is something that you have criteria for, and you give the grading based on this summative feedback. But these should be together. So you can't give different kind of feedback and formative evaluation every week, and then at Christmas you give the number and it's something really different. So that's not really motivating for the pupils. We have two more questions.
And I'm sorry to say, but these are two last questions for this topic, because we have another presentation is also waiting. So first question, can you describe the feedback from the pupils? What is the feedback? Do they feel difference or have got a more motivation to move? Maybe this is something that we don't have any national large-scale data yet, but we are coming there. There will be a national survey or a big study on the PE process. But what we have some kind of student experiences that we have collected, and those are actually quite positive. That there, it can be said that this PE curriculum is positive in terms of those basic psychological needs, for example, or motivational issues, for example, and that pupils value PE. That's something quite important, that they think it's important for them. That's great. And the last one, and Kasper, you wanted to add something. Yeah, I'm not sure if it's true, but I hope that it's like that the PE nowadays is more task oriented and not that competitive as it was previously. And I think that for at least most of the students, that not that competitive nature of physical education is more likely than the competitive nature that it has been previously. Thank you. Finnish students are enjoying their PE. So if we measure, if we look at their enjoyment levels on a scale from 1 to 5, they are normally more than 4. So 4.1, 4.2. So they are really enjoying that. So I would say that they enjoy it the most in the whole school, of all school subjects. That's good to know. And the last question to you is a very important question. Based on Finnish experience, which mistakes we can avoid here in Estonia, and what we should take with us? Good question and difficult question. These questions are always culture oriented, so we can only describe you a Finnish school system, physical education system and curriculum, but we are not the right persons to say how to do it in your country. It's a difficult question. Yeah, but maybe one thing is to make sure that there are resources for the education, so that teachers are not left alone, that here's the new curriculum, go and implement it. So it's not that simple, that they need time to discuss with colleagues and so on. So make sure that there are some resources allocated for that. And in Finland, putting together, linking science and curriculum development, it has been very important, because Finnish people are very critical against all new things. So they like to do as they did before. So if we can show that something is really going on, if we change something, if we do some kind of intervention, then they believe. So if you can somehow link universities and schools, like science and curriculum development, I think that's always a good thing in the process. Okay, thank you, Timo, Kasper, and Mikko once again for this nice presentation and sharing your knowledge and experience about the PE curriculum in Finland. Nii, head kuulajad, ma loodan, et te olete ilusti sellelt väikeselt liikumispausilt tagasi jõudnud. Mul on väga-väga hea meel
sissejuhatajata Helen Hetblom Rootsist, Sundsvalli kooli õpetaja, Rootsi õpetajate liidu juhtkonna liige ja Põhja-Rootsi piirkonna aineliidu juhtkonna liige, esinaine. Aitäh, Helen, et sa oled valmis meile jällegi jagama Rootsi ainekavade loomise, elluviimise kogemust. Ja nagu ma olen aru saanud, et see on ka teil selline pidev protsess, millest te tegelikult õpite, proovite siis jällegi uue alguse juures mõned asjad teistmoodi teha. Ja mul on hea meel, et sa täna oled jõudnud siia enda kogemust jagama ja oma teadmist jagama. Et ma annan siis sõna üle. Ja suured tänu, tere tulemast muidugi kõigile, tere pealelõunat ja tere tulemast liikuva kutsuva kooli veebivunki. Ja ma nüüd ei tea, kas Soome kolleegid on veel ka meiega, aga suur tänu ka nendele esitlejatele, väga huvitav oli, ma lõpus kuulsin, mitte kogu nende esitlust, aga väga põnev ja väga palju puutepunkte on. Et if you hear me, Finnish colleagues, thank you so much for very fine presentation. Very similar problems we work with. Ja loomulikult tänan selle kutse eest, et ma võisin võimaluse saada ka Rootsis toimuvaid liikumisõpetuse ainekava muutusi tutvustada. Nagu Maret nimetas, Helen Hetblom on minu nimi ja töötan Sundsvalli gümnaasiumis. Sundsvall on Tartu-suurune linn, 100 000 elanikku, 400 kilomeetrit Stockholmist põhja poole. Ja kool, kus ma töötan, on suur. Sundsvalli gümnaasiumis on umbes 1500 õpilast. Sellest 1500 on 120 sisserändajad, kes küll käivad gümnaasiumi seinte vahel, aga õpivad põhikooli programmi järgi. Me valmistame neid gümnaasiumi minemiseks ette ja need on minu põhiline õpilaste kategooria, kellega mina tööd teen. Tänu sellele olen ma niimoodi tuttav nii gümnaasiumi ainekavaga kui ka põhikooli ainekavaga. Ja nagu Maret nimetas, siis liikumisõpetajate liidul on mitu rakukest. Siin ümbruskonnas Põhja-Rootsis paikneva rakukese esinaine olen mina ja meie rakukese põhitöö praegu ongi uue ainekava implementeerimine, sissetöötamine. Ja natuke ajalugu, ma olen töötanud õpetajana Rootsis 1998. aastast saadik ja see nüüd, mis meil hakkab rakenduma, uus ainekava, on minu jaoks 3. Kui ma tööl hakkasin 98, oli just uus ainekava vastu võetud. Me jõudsime selle järgi töötada umbes 10 aastat. Siis tulid mõtted, et see enam ei aita, enam ei kehti, tuleb uuesti ümber mõelda, vigadest õppida, edasi minna ja oli planeeritud ainekava vahetus 2007, mis jäi ära Rootsi riigi poliitilise tipu vahetumise tõttu ja implementeeriti ja rakendati ellu uus ainekava 2011, mille järgi me töötame siiamaani ja praegu on siis viimane poolaasta selle käibel oleva ainekava, liikumisõpetuse ainekava järgi ja sügisest 2022 rakenduvad uued ainekavad kõikides põhikooli ainetes üheaegselt. Gümnaasiumiga oodatakse natuke aega 2025. aastal. Siis hakkab ka gümnaasiumis kehtima uus ainekava. Ja nagu öeldud, vigadest õpitakse, loomulikult on neid vigu tehtud, mida alguses ju keegi ei tea. See proovitakse läbi ja siis saadakse aru, et ei läinud täpselt nii, nagu mõte oli. Ja üks asi, mida kindlasti tuleks rõhutada ja võib-olla mis tuleks südamele panna nüüd otsustavatele poliitikutele, koolijuhtkondadele, ministeeriumi töötajatele, et implementeerimine võtab aega. Rootsis kutsutakse meie õppeainet tervis ja sport. Ma palun ka siin muidugi vabandust sellepärast, et minu
ma võin selles mõttes kogemata valesti öelda, et minu kõnepruugis on siiamaani olemas sõna kehaline kasvatus. Ma tean, et Eestis on võetud kasutusele sõna liikumisõpetus ja ma püüan väga öelda liikumisõpetus ja ma püüan öelda liikumisõpetuse õpetajad kehalise kasvatuse õpetaja asemel. Meil Rootsis on õppeni nimeks sport ja tervis või tervis ja sport, tahaks tervist rõhutada. Ja see aine nimi ei muutu, kuigi nende sõnade suur diskussioon käib selle ümber, et tahaks nende sõnade järjekorda nagu aine nimes ära muuta. Praegu on aine nimi sport ja tervis, aga me pürgime sinnapoole, et tervist rõhutatakse rohkem ja aine nimeks saaks tervis ja sport. Sedamoodi me nimetasime ka seda esitust täna. Ja mida siis õpetatakse Rootsis, mida tehakse ja mida on õppida? Võib-olla meie ainekavade uuendamisest ja mis vigu me oleme teinud ja mida Eestis on võimalik vältida. See tuli ka nüüd üks viimaseid küsimusi, mida Eestis võiks vältida. Milliseid Soome vigu võiks Eestis vältida? No vaatame, kas on võimalik mingisuguseid paralleele tõmmata. Kindlasti üks asi, mida tahaks rõhutada, et implementeerimise protsess ja uute ainekavade sisse töötamine võtab aega. Meie alustasime selle ainekava sisse töötamise implementeerimisega, mis nüüd hakkab kehtima sügisest 2021. aasta sügisel, augustikuus. Nii et umbes aasta aega võtab see sisseelamine ja suure laeva pööramise protsess aega. Et implementeerimine ja juurutamine õnnestuks, selleks on vajalikud kaks tähtsat komponenti. Aeg ja positiivne nagu selja taga olemine kooli juhtkondade poolt. Sellepärast, et uue materjali läbilugemine, sellesse süvenemine, arutelud, selle uue omaks võtmine, see ongi see, mis nõuab aega, see mõtteprotsess. On hea, kui saab luua spetsiaalsed õppepäevad, kokkusaamisvõimalused, koolitused. Ja meie näite põhjal võin öelda, et meile anti siis implementeerimiseks, meile selle liikumisõpetajate rakukesele siin Sundsvalli piirkonnas implementeerimiseks kõigepealt 3 täistööpäeva. Esimene päev, esimene tutvustus, esimene implementeerimiskoolitus oli augustis, kui õpilased ei olnud veel kooli tulnud, aga õpetajad juba hakkasid tööle. Teine kord oli sügisvaheajal, samamoodi õpetajad olid tööl, õpilased kodus ja 3. oli nüüd peale jõuluvaheaega, esimene tööpäev peale vaheaega, siis anti meile võimalus materjaliga tegeleda ja õpilased tulid 1 päev hiljem kooli. Ja on planeeritud veel 3 pool päeva, nii et annaks kaasa selle mõtte, et midagi ei juhtu iseenesest. See tööaeg, mis õpetajal on piiratud ja kui tahetakse suurt muutust läbi viia, siis peab ja süvati läbi viia tõsiselt suurt laeva teise poole pöörata, kuidagi teistmoodi liikuma, siis selleks on aega tarvis. Ja teine komponent, mis kindlasti on ka vajalik, on vaja majanduslikke vahendeid. On vaja toetada neid, aeg on raha. On vaja toetada neid, kes ainekavadega tegelevad, tasustada neid, kes koolitustega tegelevad. Implementeerimisprotsess eelmise ainekava ellurakendamise juurel Rootsis oli niimoodi, et kõikidesse linnadesse saatis kooliministeerium selleks spetsiaalselt ettevalmistatud inimesed, kes andsid siis ainekavade põhisisu, eesmärgid, mõtted, hindamissüsteemid, normid ja kriteeriumid. Selle, ütleme, skeleti luukere, kuidas see peab välja nägema kõikides koolides, kõikides linnades. Selleks olid tööle võetud spetsiaalsed inimesed tasustatud. Et kui me tahame midagi püsivat luua, siis on vaja sinna panustada ja selle pealt kasvab meil järgmine põlvkond, nii et seda on, me ei kaota midagi. Nii, aga siis nüüd selle ainekava juurde, mis meil hakkab tööle, mida me siin nüüd implementeerime, mida me muudame, millest me õpime, see uus ainekava, mis nüüd 2022. aasta sügisest kehtestub.
Ainekava dokumendina jagatud 3 põhiossa ja muidugi on selle eesmärgiks abiõpetaja planeerimis- ja hindamistöös. Rootsi on suur riik, 10 miljonit inimest, on 2000 kilomeetrit pikk ja muidugi on väga erinevad need lähikeskkonnad, väga erinevad on võimalused erinevates koolides, nii loodustingimused kui ka sisetingimused. Nii et õpetajad palusid abi oma planeerimis- ja ka hindamistöös. Mõned koolid on teistest nii kaugel, et seal on ainult üks kehalise kasvatuse õpetaja, aga väga hea oleks kolleegidega rääkida ja arutada nii planeerimist kui hindamist. See on nüüd üks osa sellest tööst, mida me praegu implementeerimisega teeme, et me arutame üksteisega diskussioonifoorumid. Nii, aine, tervis ja sport eesmärk, mis nüüd eesmärgiks on? Kui nüüd päris aus olla, siis me oleme väga suure visiooni omale loonud, vähemalt liikumisõpetuse õpetajate liidu keskjuhtkonnas ja me pürgime selle poole, et Rootsi noored saaks Euroopa kõige tervemateks noorteks. Ja siinkohal ma kutsuks teid nüüd võistlema. Vaata, kui tore oleks, kui tegelikult Eesti noored saaksid Euroopa kõige tervematest noorteks. Et ei ole muidugi kuidagi paika pandud, millal ja kuidas seda mõõdetakse, aga see on meie visioon, see on nagu meie majakas udusel merel, mille poole me püüdleme. Me tahame, et me noored oleksid ja püsiksid terved ja saaks tervemaks, kui nad tänasel hetkel on. Nii et eesmärk on terved noored. Teine dokumendi põhiosa on siis aine sisu. Ja aine sisu on siis see, millest iga õpilane peab osa saama, mida meie õpetajad peame jagama, millega õpilastel peab kokkupuude olema kursuse käigus või aine õppimise käigus. Ja et mitte väga konkreetseks minna, aga ma lihtsalt näiteks toon mõned näited, et kõik me peame õpetama näiteks orienteerumist, ujumist, tantsimist, toitumist, dopingu kasutamist või mitte kasutamist, riski ja nii edasi. Aga eriõpetajad panustavad nendesse väikestesse valdkondasse erinevalt aega, erinev rõhuasutus ja see on okei. Keegi õpetab metsajooksu rohkem ja toitumist vähem, teine õpetab orienteerumist rohkem ja ujumist vähem. Mõni õpetab tantse rohkem ja võimlemist vähem. See ei ole reguleeritud, et kõike peab olema igas koolis ühepalju. Selle otsustavad ja panevad paika kohalik keskkond, võimalused, mis õpetajal on. Ja kooli juhtkond usaldab õpetaja professionaalsust. Kooliministeerium usaldab õpetajate professionaalsust. Et me anname endast parima, me võtame oma võimalustest parima ja anname oma õpilastele seda, millega nad peavad kohtuma kursuse käigus. Aga kui suur on see osa, see jääb meie õpetajate otsustada, olenevalt nendest võimalustest, mis meil olemas on. Muidugi ka olenevad sellest, milline on klassi koosseis, milline on just nende laste füüsiline tase. Nii et erineval määral, erineva hulgal antakse nüüd seda sisu, mida ma kohe varsti hakkan tutvustama, mis selle kursuse sisu või aine sisu praeguseks on ja mida me sügisest õpetama hakkame. Ja kolmas ainekava põhiosa on hindamiskriteeriumid. Ja nüüd olemegi siis selle punkti juures, kus nagu eelmise ainekavaga valesti läks. Üks neist vigadest, millest me õppida saame ja võime ja peame. Tekkis ja levis tagurpidi planeerimine, kus hindamiskriteeriumid muutusid selleks määravaks faktorist, mida tundides läbi viidi, mida õpetati, milliseid oskusi ja teadmisi jagati. Nii et kui kriteeriumid läbi loeti, aeg oli piiratud ja väga paljud õpetused läksid seda liini, et mida ma pean hindama, seda ma pean tegema. Aga see ei olnud tegelikult ainekava mõte. Ainekava mõte oli siht, eesmärk, terved noored ja et nad saaksid kõiki teadmisi, kõiki ettevalmistavaid oskusi ja erinevaid kogemusi.
Nii et hindamiskriteeriumid nüüd natukene püütakse mitte maha suruda, aga nende tähtsust mitte esile tõsta, pigem tõsta esile aine sisu ja aine eesmärgi tähtsust. Millised on peamised muudatused nüüd olnud praegu kehtiva ja tuleva ainekava vahel? Minu tunne on see, et me õpetame nüüd rohkem teadlikkust ja oma õpilaste teadlikkust, et tervis on terviklik mõiste, nii füüsiline, psüühiline kui sotsiaalne tervis toimivad kooskõlas. See ei ole meile kellelegi uudis, liikumisõpetuse õpetajad on selle kogu aeg tööd teinud, aga teadlikkuse suurendamine õpilaste juures on see, millele rõhku paneme. Ja loomulikult me teame, et kõik need 3 tervisekomponenti on mõjutatavad füüsilise liikumise abil. Ja ka seda kooskõla ja paralleeli püütakse siis õpilastele, noortele ja lastele selgeks teha. Sest need teadmised ja kogemused, mis erinevatest liikumistegevustest saavad meie õpilased ja noored, peaks looma selle baasi või vundamendi, mis ärgitab neid edasi treenima oma vastutusel. Me koolitame järgmise põlvkonna kodanikke, ja kelle üleolu ühiskond peab hakkama saama, arenema ja püsima. See tähendab, see peab olema teadlik indiviid, ta peab iseenese eest vastutust võtma ja see on nagu üks neid peamisi muudatusi ainekavas, teadlikkuse nagu rõhutamine. Ka keeleliselt tulevad ainekavas muutused. Ühiskond muutub meie ümber ja keeleteadlased vaatasid ainekava ära ja ütlesid näiteks üks selline sõna nagu mõiste elustiil, mida on kasutatud praeguses ainekavas, selle asemel võetakse kasutusele mõiste eluharjumused. Sest elustiil öeldakse, võib olla üks sõnastiil võib olla see, mis viib mõtted valele rajale. Näiteks elustiil on YouTuber. Mõiste ei kajasta täpselt seda, kuidas inimene tervise eest hoolitseb, pigem muusikamaitset ja riietumistiili ja sõnavara. Aga kui võetakse kasutusele mõiste eluharjumused, no me teame, et kordamine on tarkuse ema ja harjumuses peitub jõud. Kui su eluharjumused on head, kui sa harjutad end õigel ajal magama minema, oma regulaarselt ja hästi toituma, oma mobiilist ja ekraani ajast loobuma või seda piirama. Kui sa harjutad end treenima ja enese tervise eest hoolitsema, siis tagab see sulle parema elukvaliteedi. Nii et sellele muutusele kirjutame meie liikumisõpetuse õpetajad kindlasti alla ja püüame harjuda seda sõnavara kasutada. Teine mõiste, mis muutub, mis meid mõtlikuks teeb, sellepärast ka selline emoi, on et mõiste füüsiline tegevus asendatakse mõistega liikumisaktiivsus või liikumistegevus. See on nüüd natuke tõlkimise küsimus, kumb nüüd õigem on eesti keeles. Füüsiline tegevus viitab raskemale pingutusele ja tänased noored ei oma seda füüsilist põhiettevalmistust, mida omasid eelmise põlvkonna noored. Isegi mitte seda füüsilist ettevalmistust ja fundamenti, mida omasid noored 10-15 aastat tagasi. See on meie õpetajaskonna kogemus. Meil on istuva ekraani jälgiv põlvkond, kellele iga liikuv tegevus, ka ilma märkimisväärse pulsi tõusuta, on positiivne ja vajalik. Meie näeme selles natukene tagasiminekut, me ikkagi tahaksime veel rohkem füüsilist tegevust, veel rohkem pulsitreeningut ja tõelist treeningut, mis väsitab ära teeb higiseks, aga kõik ei ole seal ja kuna liikumisõpetus pöördub kõikide õpilaste poole, ka nende poole, kes ei ole väga füüsiliselt aktiivsed, siis võetakse kasutusele sõna liikumisaktiivsus. Iga liigutus on tähtis. Aga me peame järgima, isegi kui mõtleme, et see on natuke tagasiminek, et seda füüsilist rasket trenni saab vähem. Järgmine muutus, mis nüüd ainekavast tuleb, on see, et aine sisu on liigitatud 3 teadmiste valdkonda, 3 suurt valdkonda. Üks on liikumine ja liikumise selle all mõeldakse nüüd kõiki alavorme,
millega me võime kohe lähemalt tutvume, aga kõik liikumise vormid, kõik treeningu vormid, kõik mängud, spordialad ja nii edasi. Tantsimised, ujumised ja kõik läheb sinna. Teine suur teadmiste valdkond ja kogemuste valdkond on tegevused vabas õhus ja liikumine välistingimustes. Väga oluline ja väga oluliseks muutus see nüüd koroonapandeemia ajal ja selle valguses. See ei ole ju mingi saladus, et Rootsi riik on koroonat natuke teistmoodi käsitlenud kui võib-olla teised riigid. Ei olnud väga suuri piiranguid ja rahvast suunati välistingimustesse, suunati õue ja agiteeriti liikuma. Vabaõhutegevused ja liikumine välistingimustes muutus väga populaarseks ja see on küll kindlasti selle halva koroona üks hea tagakülg, et me selle tahame edaspidisesse ellu kaasa võtta, et inimesed jätkaksid vabas õhus liikumist, vabaõhutegevusi ja väljas olemist. Kõige aktiivsem grupp olid pensionärid. Aga me loodame väga, et ka noored saaks aktiivseks selles ja siis seda me püüame neile nüüd õpetada liikumisõpetusundides. Ja kolmas suur teadmiste ja kogemuste valdkond, mida me peame oma õpilastel õpetama ja millega nad peavad kokku puutuma, on siis tervis ja eluharjumused, mis muidugi haakub natuke selle välistingimustes liikumisega. Nii, sellega on siis põhilised muudatused ainekavast, mis kehtib praegu ja mis hakkab kehtima nagu kokku võetud. Ja lähme edasi ja mida rohkem edasi lähme, seda rohkem spetsiifiliseks see ettekanne muutub ja liikumisõpetuse õpetajate poole pöördumaks. Konkreetsed eesmärgid, milleni oma aine õpetamisega tahame jõuda. Üks eesmärkidest on oskus liikuda mitmekülgselt erinevates füüsilistes kontekstides. Mis me siis nagu selle all mõtleme? Mitmekülgselt ei piisa sellest, kui sa oled ühes spordis või liikumisvormis tubli. Sa võid olla hästi tubli jalgpallur või ujuja või tantsutäht. Rõhutatakse seda, et mitmekülgne liikumiskompetents, see on positiivne. Ja see on positiivne indiviidi arengule. See on mitmekülgsust, kompetentsi füüsilises, physical leadership. Rõhutame seda. See saavutatakse erinevates füüsilistes kontekstides ja sinna alla nüüd läheb see, et erinevates koolides, erinevates piirkondades on väga erinevad tingimused. Et selles kontekstis võib olla see võimlavisaal, mida õpetajal on kasutada, see võib olla see jõusaal, kuhu ta saab võib-olla oma õpilastega minna või mida saab üürida. See võib olla see aeroobikasaal, mida vahest kasutatakse või tutvustatakse, kus õpilane võib-olla tulevikus saab edasi treenida, kui ta on saanud selleks iseenese treeneriks, keda me püüame teda koolitada. See võib olla ujula ja nii edasi. Millistes erinevates füüsilises kontekstis oma ainet ja liikumisõpetust läbi viime. Järgmine eesmärk, ka tähtis, mille me aineõpetamisega tahame jõuda, oskus teostada ja kohandada tegevus erinevates õuetingimustes ja keskkondades. Ja loomulikult tuleme tagasi sama nagu konteksti juurde, mida tutvustasin eelmises slaidis rääkides, et tingimused on erinevad. Õuetingimus mõnele koolile võibki olla see õu, mis on kooli ümber. Linnakoolides, suurlinnakoolides, Stockholmi kesklinna koolis näiteks. See kooli õu võib olla, ongi ainuke väliskeskkond, kus laps saab liikuda. Teisel koolil on võib-olla staadion, mida saab kasutada. Väikelinnakoolides, väiksemate kohtade koolides või koolides, mis on lausa maakoolid, lähiloodus, linnades pargid, lähiskeskkond linnas, kasutab näiteks orienteerumisel. Erinevad ujumiskohad, Rootsi on ju ka paljude järvedega ja pika rannikuga maa. Nii et väliskeskkond võib olla näiteks rand, nii järverand kui mererand. Võib olla mets, see võib olla mäekeskkond, näiteks alpiinkeskkond. Me teeme nii
suusatamist kui matkasid mägikeskkonnas. Kõrgmäestikus, aga see on võib-olla gümnaasiumi poole peal rohkem. Nii et millistes välistingimustes, millistes õuetingimustes ja keskkondades on võimalik just konkreetsel koolil teostada ja kooliõpetajal teostada oma välistegevusi, kohandada. Ei ole ära määratud, mis ta peab olema. Igaühel on oma tingimused ja sellelt baseeruvalt siis suunatakse ka oma õpilasi selles keskkonnas tegutsema. Mida me veel peame õpetama või eesmärk, milleni me oma aine õpetamisega tahame jõuda, on õpetada oma lastele ja noortele oskust planeerida, ellu viia ja siis ise hinnata erinevaid tegevusi. Ja lähtuvalt sellest, kuidas nüüd kehalist võimekust ja tervist mõjutavad. Siit nüüd kajastub läbi see, mis juba pikemat aega on olnud meie eesmärgiks paralleelselt sellega, et me tahame Euroopa tervemaid noori, see, et me koolitame oma noori iseenese treeneriteks, et nad võtaksid tõesti vastutust oma enese tervise eest, et neist saaks iseenese eest, oma tervise eest vastutavad ühiskonna kodanikud. Ja selleks, et läbimõeldud treeningut teha või oma tervise eest hoolitseda, et kohandada omale head eluharjumused, tervislikud, peab oskama planeerida. Peab oskama oma planeeritud tegevusi ellu viia ja pärast hinnata. Oli sest kasu või ei olnud sest kasu. Nii et see on siis see, mida me õpetame nii paberi ja pliiatsiga kui digitaalselt, erinevaid vahendeid kasutades. Ja viimane eesmärk, milline oma aineõpetamise kindlasti tahame jõuda, on see, et õpetajad oskaksid tegutseda ohutult, ennetada riske seoses selle liikumise ja õues tegevustega. Samuti oskama ujuda ja hädaolukordades hakkama saada nii maal kui vees. Ujumine on väga tähtis. Ujumine on üks konkreetseid alasid liikumisvorme, mis on välja toodud nii sisus kui hindamiskriteeriumites. See on ainuke, ütleme niimoodi, see on ainukene liikumisvorm, mis on välja toodud, mida me peame õpetama. Ilma ujumisoskuseta ei saagi hinnet, rahuldavat hinnet. Et väga tähtis oskus, kuna järvesid on palju ja rannikuala on pikk, siis see on elutähtis oskus. Ja loomulikult ka ennetada riske, osata ette näha, mis võib valesti minna. Nii sees kui õues. Nii, läheb veel kitsamaks siis, ja kuidas ma ütlen, rõhuasetus nüüd, kuidas aine sisu, mida me peame õpilastel õpetama. Kui mäletad üks slaid näiteks 3 erinevat valdkonda, liikumine, siis oli välistingimused ja vabaõhutegevus ja viimane oli tervis ja eluharjumused. Nüüd see liikumine, see suur valdkond liikumine, selle all on siis erinevad alagrupid ja kui nüüd vaataksime lähemalt, et mida me siis nagu selle liikumise all oma õpilastele õpetada tahame, mis on nagu uued suunad, mis on teistmoodi, mida enne ei tehtud, mida me oleme õppinud eelmisest ainekavast, mis võib-olla ei puudu ja mis tuleb sisse võib-olla ühiskonna muutumise pärast. Progressioon on oluline ja läbivalt tervet ainekava. See tähendab seda, et me peaksime kõik olema enam-vähem kursis sellega, mis 1. kuni 3. klassini õpetatakse, mida me peaksime õpetama. Ja kui teine õpetaja näiteks võtab õpilase vastu keskastmes 4. kuni 6. klassis, siis enamus õpilasi peaks olema kätte saanud näiteks liikumise põhivormid. Kui me hakkame võtame selle slaidi käsile. 1. ja 3. klass, me õpetame liikumise põhivorme. Kõik ei ole võimalik välja tuua, sest neid on palju, aga näiteks roomamine ja kõndimine, jooksmine, hüppamine, ronimine, rippumine, toetamine, veeremine, viskamine, püüdmine, tasakaalu hoidmine ja nii edasi. Seda tehakse nii abivahenditega kui abivahenditega. Mõned õpilased jõuavad nende liitvormideni, kõik ei jõua.
Aga kui õpilane tuleb 4. klassi, siis 4. klassi õpetaja, kui on teine õpetaja, võib usaldada, et see töö on tehtud. Liikumise põhivormid on omandatud. Nüüd me võime edasi minna ja võime need kokku liita. Põhiliste liikumiste liitvormid. Nüüd tegeleme sellega nii abivahenditega kui abivahenditeta. Ja kui õpilane läheb edasi 7. kuni 9. klassi, siis on progressiooniks see, et komplekssed liigutused, mida nüüd on, liitvormid on ära õpitud, nüüd oskame kasutada kompleksseid liigutusi erinevates mängudes, erinevates spordialade harrastamisel, ka muudes liikumistegevustes, nii sees kui väljas. Et see on nüüd uus meie ainekavas, mis on välja toodud niimoodi, milline on nüüd siis see punane joon, milline on progressioon, mida mina kui õpetaja, kes õpetab nüüd 7. ja 9. klassi ainekava järgi, mida ma võin oodata, et mu kolleegid on ära teinud. Loomulikult aitame järgi neid õpilased, kes seal päriselt ei ole, aga enamus, kuhu nad peaksid jõudma. Ja samas see, et 1. kuni 3. klassis võib-olla ei peagi kõike veel tegema. Ei pea ette ruttama. Võib-olla laste motoorika ei ole välja arenenud. Võib-olla see on liiga vara. Me ootame, me tegeleme nende liitvormidega näiteks 4. kuni 6. klassis. Läheme liikumise edasi, suure valdkonnaga liikumine edasi ainesisus. Mängud ja muud lihtsad liikumistegevused sisevälliks tingimuses algklassides. Lihtsad liikumistegevused. See võib olla kullimäng, see võib olla vaheaja mängud. Lihtsad tegevused, võib-olla spontaansed tegevused, millega lapsed ise tegelevad, mida nad tahavad teha, mis neile huvi pakuvad. 4. kuni 6. klassis tulevad juurde mängud ja sport ja muud liikumistegevused. Ja 7. ja 9. klassis on siis progressioon nagu eelmise slaidiga täiesti sama, komplekssed liigutused, mängudus, spordi ja liikumistegevustes. Õpilane on jõudnud nii kaugele, et oskab tõlgitseda ühes spordialas või ühes liikumisvormis omandatud kogemused teise liikumisvormi. Oskab oma kogemusi kasutada teistel aladel. Läheme edasi selle liikumise valdkonnaga ja takt ja rütm lihtsates tantsudes, tähendab tants, muusika. Takt ja rütm lihtsates tantsudes ja liigutustes muusikasaatel 1. kuni 3. klassis, 4. kuni 6. Takt ja rütm tantsudes, mis nüüd kategoriseeritakse natuke raskemateks siis. Ja 7. ja 9. klassis on progressiooniks erinevad tantsuvormid, peab õpetama selliseks erinevaid tantsuvorme. Rootsis on väga populaarne tantsida foxtroti ja boogie, mida Eestis väga palju ei harrastata. Näiteks Eestis on rohkem vals. Ja loomulikult nii liikumis- kui treeninguprogrammide loomine, muusikastiil ja rütmi ja tempot arvestades erinevate treeningprogrammide loomine. Me õpetame õpilastele selgeks, mis on rütm, mis on takt, kuidas seda kasutatakse. Väga palju treeninguvorme muusikasaatel, spinning näiteks, erinevad aeroobikavormid ja nii edasi. Nad loovad ise oma programmid, aga võivad ka täiesti tantsuprogrammi luua. Ja see on nüüd siis see progressioon, et seda ei tehta 4. klassis. Seda me ootame, me õpetame erinevad tantsud selgeks, nad saavad harjutada erinevaid samme ja siis 7. ja 9. klassis tuleb siis see loominguline pool. Mis veel liikumise alla käib? Liikumised vees ja veeharjumus. Algklasside õpetatakse ära lihtsalt tasakaalu leidmine, vees hõljumine, et sa vett ei karda. Et sa veesi kui elementi ei ole selle võõras. Ja proovime õpetada selgeks nii ujumist kõhuli kui selili. Kui ta päris 3. klassi lõpuks selgeks ei saa, sellest ei ole midagi, kuigi suundas, me püüame 3. klassi lõpuks õpilased ujuma saada, aga kõik ei saa sellepärast, et ujulad need on piiratud. Me ei saa nii palju ujulates aega, kui me tahaksime. Aga 4. kuni 6. klassi õpilased, seal on kindel suund, ujumine kõhuli seli asendis. Ja mis on siis ujumisoskus Rootsi õppekava järgi? See on see, kui õpilane hüppab vette, pea läheb vee alla. Kuidas ta hüppab, on oluline? Pea läheb vee alla, tuleb vee peale, oskab orienteeruda, kuhu poole ujuma hakata ja ujub 200 meetrit ilma puhkamata, millest 50 on selili. Kui ta selle läbi teeb, siis ta oskab ujuda. Ja see peab nagu selgeks saama 6. klassi lõpuks.
ja sealt edasi 7.–9. klassis õpetatakse erinevaid ujumisviise kõhul ja seljaasendis. Mida veel liikumise all on? Treeningu algteooria. Seda algklassi ei puuduta, aga algteooria tuleb 4.–6. klassis. Millised on pulsti tõstvad liigutused, koordinatsiooni, jõu ja paindusharjutused tehakse selgeks. Ja sealt edasi õpetatakse treeninguteooriat 7.–9. klassis. Millised on selle indiviidi eesmärgid ja millised vajadused on igal õpilas. Sellele põhinevalt igaüks oskab ise määrata, mida ma pean treenima. Kas mul on vaja rohkem vastupidavust või on mul vaja rohkem koordinatsiooni? On mu jõud liiga väike, ma pean jõud arendama või on paindumustreening, ma olen hästi palju jõutrenni teinud, aga paindumustreening on see, mida ma pean, mille peaks õhku panema. Et juba seal hakkame suunama nagu õpilasi mõtlema, mida mul vaja on. Kuidas minu keha on arenenud, mis on minu individuaalsed isepärased, kuidas mina peaksin treenima, milliseid treeninguvorme on minule vaja. Ja sinna juurde tuleb siis ka 7.–9. klassis erinevad abivahendid, digitaalsed, liikumistegevuste planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks. 9. klassi õpilastel, ma arvan, põhikooli lõpuks on kõik jõudnud 1-1, see tähendab seda, igal õpilasel on oma kas arvuti, iPad või Chromebook. Et igaühel oma digivahend, millega saab tööd teha ja õpetame neid kasutama planeerimiseks ja hindamiseks. See oli see esimene ainesisu suur valdkond. Teine ainesisu suur valdkond oli vabaõhutegevused ja liikumine välistingimustes. Mis siin alla käib? Orienteerumine loomulikult. 1.–3. klass lähikeskkonnas ja lähikeskkonnaks võib näiteks olla koolikoridor, koolis erinevate klassiruumide ja kohtade leidmine. Võib-olla ka kooli lähipiirkond loomulikult, aga ja Stockholmis tehakse näiteks metroos orienteerumist, nii et on väga erinevaid variante. Õpetatakse selleks lihtsate kaartide ülesehitus ja mõisted, et õpilased osaksid kasutada mõisted, mis kirjeldavad asukohta ja kaugust ja suunda. Sealt edasi progressioon 4.–6. klass on orienteerumine lähiskeskkonnas, ka looduses, nii kaartide kui digivahendite abil ja ka ilma digivahendite ainult kaardi abil. Õpetatakse selliseks kaardi struktuur ja sümbolid, et siis 7.–9. klassis osata orienteeruda tundmatutes keskkondades, tähendab, me ei saa enam kooli ümbruses olla, me peame minema metsa, me peame minema loodusesse, me peame minema kuskile mujale, kus me saame mõõta, et nad tõesti oskavad lugeda kaardisümbolide struktuure, oskavad määrata asukohta ja kaugust ja orienteerumise oskust niimoodi nii arendada kui mõõta. Järgmine vabaõhutegevuse ja välistingimuses liikumiste valdkond on siis, me peame õpetama neile uurima, mida on võimalik teha lähiskeskkonnas. Mida on võimalik teha ja mida on erinevatel aastataegadel võimalik teha minu kodu lähedal, minu kooli lähedal. Nii et uuesti püütakse õpetada seda teadlikkust õpilase juures silmad lahti. Loomulikult me läheme, kui me läheme näiteks õpilastega mingi uisuväljaku juurde, siis ütleme, et aga siia võite ka õhtu tagasi tulla, siit võite ka vaheajal või nädalavahetustel tulla. Et me kogu aeg avame silmi, mida oleks võimalik teha, kuidas oleks võimalik liikuda, kuidas sa saaks jätkata sellega, mida me tunnistana läbi viisime, kus sa saaks harjutada. Juba 1.–3. klassis saadik siis, kuni 7.–9. klassini välja. Seal tuleb muidugi juurde see planeerimine. Planeerimise alla käib näiteks riietuse läbimõtlemine. Õpetame selgeks, milline riietus on optimaalne erinevate füüsiliste või liikumistegevuste juures. Ja loomulikult erinevatel aastaaegadel me püüame olla õues hästi palju, nii et milline riietus ja kuidas me planeerime tegevusi sügisel, milline riietus ja kuidas me planeerime tegevusi talvel, kevadel, ka vara suvel, õpime ju kuni jaanipäevane peaaegu. Ja siis on meil olemas selline printsiip Rootsis, mille nimi on üldse juurdepääsu õigus, tähendab seda, et igal pool võib inimene liikuda, jalutada,
ka telki püsti panna, välja arvatud kellegi krundi peal, oma koduõues, kellegi koduõues ei tohi. Muidu rannik ja mäed ja metsad peavad olema läbipääsuõigust, juurdepääsuõigust peab olema kõikidel inimestel. Ja need põhiprintsiibid tehakse juba algusest peale selgeks. 4. kuni 6. klassis tulevad juurde, millised kohustused ja õigused mul kui looduse kasutajal on, mida ma võin teha ja mida ma ei tohiks teha ja mida ma pean järgima, kuidas ma loodust hoian ja kuidas ma loodust ei reosta, katki ei tee, ei riku. Kuidas see praktiliselt rakendatakse ja selle üle meil liikumisõpetuse õpetajad väga hea meel, et just see praktiline rakendamine saab rõhuasetuse nüüd uues, see on kohe välja toodud meie uues ainekavas. Praktiline harjutamine, kogemuste omandamine, rakendamine. Jätku sellest ainult lugeda või arutada erinevaid liikumisvorme või õues liikumise vorme. Ta peab tegema. Ja 7.9. klass on siis, seal progressioon ei ole sama, et kuidas me rakendame, kuidas me tegutseme õuetingimustes selle printsiipi jälgides. Nagu öeldud, suplusharjumused on olulised, supeldakse palju ja ohutusveekogude ääres on siis midagi, mida me peame õpetama oma õpilastele, millega peavad nüüd meie kursuse aine käigus kokku saama või kohtuma. Kuidas me lahendame hädaolukordi vees abivahenditega. See on siis näiteks päästerõngas. See on nii 4. kuni 6. kuni 7. kuni 9. klass. Ja 7. ja 9. klassis tulevad juurde veel vabaõhueluga seotud kultuuritraditsioonid. Ma nimetasin alguses, näiteks mina õpetan 120 sisserändajat, neil on hoopis teised kultuuritraditsioonid. Millised on Rootsi traditsioonid? Just see matkamise traditsioon, vabas õhus viibimise traditsioon, spordivaheaeg, mis selle ajal tehakse, miks see on olemas, kuidas me seda jätkame, kuidas me kultuuri edasi kanname. Selle pannakse nüüd rõhk, et see jääks ellu, et vabaõhuelu kultuuritraditsioon jääks ellu ja tänased noored, homsed täiskasvanud kannakse seda traditsiooni edasi. Ja ainesisu siis viimane 3. see alavaldkond, tervis ja eluharjumused. Juba algklassides harjutama oma õpilasi vestlema erinevates liikumistegevuste kogemustest. Kuidas läks, kuidas tundsid, mis kehas juhtus? Kas süda hakkas kiiremini lööma, kas hingamine läks raskemaks? Tähendab arutelu käigus, mitte kirjalikult, mitte individuaalses vormis, et üks ühele ja õpetajale saadatakse mingi ülesanne sisse, vaid vestluse käigus. 4. kuni 6. klass õpetame juba hindama, kuidas erinevad liikumisvormid ja tegevused mõjutasid just selle indiviidi kehalist võimekust ja kuidas see võis mõjuda nende tervisele. Ja 7. kuni 9. klassis tuleb siis muidugi juurde see, kuidas mõjutab see kehaline tegevus, millega just see indiviid tegeleb, tema kehalist võimekust ja tervise erinevad aspekte, füüsilist tervist, psüühilist tervist, sotsiaalset tervist. Kõikidele ei sobi näiteks suures grupis tegutsemine, neile sobib individuaalne sportimine. Nii et seda tõstetakse nüüd meie uues ainekavas esile. Kõik ei pea tegema ühte ja sama asja. On olemas võimalus, see Rootsi laua võimalus ka meie kursuses või aines on olemas see võimalus, et kõik ei tee ühte sama, vaid õpilane valib oma füüsilistest eeldudest, oma huvist ja oma tulevikuplaanist lähtuvalt, kuidas mina oma tervist arendan ja hoian. 4. kuni 6. klassis on väike areng edasi ka, millised on siit erinevad tüüpi tegevuse standardid, millised normid kehtivad. Et iga üksikisik saaks osaleda, sõltumata sellest, milline sugu neil on või millised funktsionaalsuse piirangud need on. Kas neil on mingi füüsiline funktsionaalsuse piirang või on nüüd ma ei tea, eestikeelset sõna, vabandust, psühhoneurotiline. Jään võlgu, mis on erinevate tegevustega, näiteks autistid või Aspergeri diagnoosi all, diagnoositud Aspergeri või autismi diagnoosiga õpilased, nendele ei sobi
suures grupis tegutsemine, kuidas nemad saavad erinevat tüüpi tegevustest osa võtta, millised normid on, kuidas me neid kehtestame ja ellu viime. 7.–9. klassis tuleb juurde veel keha ideaali, kuidas ühiskond mõjutab meie pilti, mis on hea, mis on halb, mis on kole, mis on ilus. Millised liikumiskultuurid on in, nii-öelda cool ja millised ei ole. Kuidas need mõjutavad erinevate inimeste individuaalset osalust erinevates liikumistegevustes. Ja väga tugevalt tuleb siis dopingu kasutamine, millised määrused ja reeglid keelustavad seda ja see tuleb nüüd, see on meie jaoks täiesti uus, tuleb täiesti ainult kehalise kasvatuse õpetajate või liikumisõpetuse õpetajate repertuaari, et me peame õpilasi teadlikuks tegema selles suhtes, miks doping on halb, kuidas ta on halb ja millised reeglid ja määrused seda piiravad. Ja kõikides klassides, kõikides astmetes teadlikkuse rõhutamine selles mõttes, et igapäevase liikumise võimaluste uurimine ja leidmine õpilase lähiskeskkonnas, mis on võimalik kooli ümbruses teha, mis on võimalik kodu ümbruses teha. Võib-olla on võimalik igapäevast liikumist niimoodi, liikumise vajadust niimoodi lahendada, et ma lähen jala või rattaga või tõukerattaga nii palju liikudes kui võimalik koolist koju või kodust kooli. Kuidas ma selle lahendan, mida ma leian? Et me kogu aeg püüame silmi avada, mis meie lähikeskkonnas olemas on, kuidas me liikuda saaksime. Loomulikult ka erinevate tegevustega kaasnevate olukordade ohutusega arvestamine. Kuna väga paljud koolid on linnakoolid, millised on ohumomendid. Nagu nimetasin mööda minnes, näiteks Stockholm orienteerumine metroos, mis on ohumomendid. Kui ma kasutan liiga palju jõudu mingisuguses harjutuses, kui ma jooksen liiga kiiresti ja põrkun kellega kokku, mis on tulemus. Natuke treeningu teooriat juba 4. klassis. Miks soojendus on tähtis? Võimalus vigastuste vältimiseks tuuakse sisse ja loomulikult progressioon 7.–9. klassi õpilastele, vigastuste ennetamine, mitmekülgse treeningu tähtsus, kuidas ma koormust reguleerin ja millised on optimaalsed tehnikad, liikumistehnikad. Kas ma peaksin oma tehnika üles midagi muutma, mis mind aitab oma liikumist paremini läbi viia ja vigastusi vältida. Ja esmaabi, kui kellegiga midagi juhtub, kuidas ma esmaabi annan? Kui kellegi läheb hing kinni, mida võib teha? Kui kellelgi on väiksem või suurem haav, kuidas verejuukse peatada. Ja 7.–9. klassis ka elustamine. Meil on selline tore nukkumine nimi on väike Ann ja selle peal me siis õpime elustamisharjutusi. See oli siis nüüd kiires korras läbitud mida nüüd meie uus ainekava nõuab, et meie liikumisõpetuse õpetajad õpetaksime, milliseid kogemusi annaksime oma õpilastele nüüd sügisest 2022. Suur tänu kuulamast ja minu kell näitab, Rootsi kell on 15.00, teil on 14.00, tund ootab ja meil on talv, suur talv väljas veel, külm on, lund on, nii et järgmine tund on räätsematk, räätseretk õpilastega, nii et suur tänu teile kuulamast ja aitäh kutsumast Rootsi kogemusi jagama. Igatahes suur aitäh sulle, Helen, väga põhjaliku ja sisuka ülevaate eest, mida te Rootsis teete liikumisõpetuses, kuhu suunas liigute, milliseid muutuseid olete ette võtnud ja sellised need kogemused olid, et seekord sellised pikemad ettekanded siis meie siit lähinaaberriikidest, aga juba siis 15. märts tegelikult jagame Eesti kogemusi, et esinema on tulemas siis 2 põhikooli näidet ja 2 gümnaasiumi näidet. Nii et olete väga oodatud 15. märtsil samamoodi osalema
ja veel kord suured tänud osalemast ja ma väga loodan, et me kohtume vähemalt siis 15. märtsil. Aitäh teile ja ilusat juba sellist õhtupoolikut.